no tere taas tulemast Fortunami aiapäeviku lehele ja hirmus hea on näha, et nii paljud inimesed on selle kanali omaks võtnud ja tulnud ka selle kanali tellijaks. Aga ma hoiatan, et siit nüüd on tulemas natukene pikem jutt ja ma filmin nüüd neid videoid kogu suve vältel. Et endalgi oleks huvitav näha, mis siis sellest veendlaõppist on sügiseks saanud ja milline ta veel võiks olla omakorda kevadel. Nii nagu iga inimesega on ka iga aiaga, et nii nagu läheb mööda aega, tekivad ka uued ideed ja tegelikult ka täiesti uued soovid. Kui meil kunagi tekkis võimalus teha siia umbes 9 ruutmeetrisele augule mingisugune haljastuse moodi asi, see oli kuskil üks tugev 8-9 aastat tagasi, siis minu ainus unistus tegelikult oligi maja terrassi kõrval näha roosipeenart ja siin tegelikult roosid ka olid ja kõik oli nagu väga hästi, aga nüüd olles ise kasvanud, on ka minu aed väga palju muutunud ja see, kuidas ma oma aias aiandan, on väga palju muutunud. Nii et enam ei unista ühest idüllilisest rosaariumist, vaid nüüd ma unistan sellest, et igas minu aia nurgas oleks selline väike toidusalu, mis ei oleks siis rõõmuks ainult minu oma perele, vaid ka nendele elukatele, kes siin aias tahavad koos minuga toimetada. Ja hästi palju inspiratsiooni olen ma saanud erinevatest YouTube'i videotest ka, mis kusjuures on eestikeelsed. Näiteks üks nendest on Marieni pelmakultuur, kus ma sain siis inspiratsiooni, et rajada ka enda aeda sellised väiksed toidusalud ja ma kindlasti tahaks rõhutada, et nad on permakultuurist inspireeritud, et ma üldsegi ei julge öelda, et mina permakultuuri oskan, suudan ja saan viljeleda siin oma väikeses linnaaias. Aga ma usun, et kui ma võtan nende põhimõtted inspiratsiooniks, siis ma sellega kedagi ei pahanda, et võib-olla hoopis leiate teie siit mõned mõtted, kuidas mingeid asju oma aias lahendada. Nii et ma tegelikult sellel varakevadel juba alustasin siin ümber tegemisi, et ma panen ühe pildi ka kuskile siia kohta, milline see siis varakevadel välja nägi ja siis on näha, et siin tegelikult hoopiski juba domineerivad taluaia tulbid, punased ja kollased. Aga siia tuleb siis selline permakultuurist inspireeritud väike toidusalu ja see väike lapikene siin on piiritletud vana maja juurdeehituse vundamendiga. Nii et kelle iganes ma siia kasvama panen, siit ta kuskile jalga ei lase. Kindlasti ma jätan alles selle salvei. Et see salvei on olnud minuga juba, ma arvan, mingi 6 aastat siin. Ta on kasvanud juba peaaegu et puuks ja ma ütlen, et see aasta on ta tõeliselt ennast jällegi ületanud. Et hetk tagasi oli siin suur hulk igasuguseid tolmeldajaid, kes siin mõnusasti sumisesid, aga no muidugi niipea, kui ma võtsin kaamera välja, et nad kõik ära läinud, ilmselt nad häbenevad. Et teda ma ei hakka ümber istutama ja ma kuidagi ei tahaks riskida sellega, et ma teda pahandaksin. Ma pean kuidagi need tulbid siit kätte saama. Ma jätan alles ka selle lavendli. See lavendl samuti, ta on juba vana lavendel, ta on juba puuks muutunud. Ja ta on nii tubli, ta tarvitub, talle meeldib siin ja ma ei hakka teda häirima sellega, et ma hakkan teda liigutama. Lihtsalt lugupidamine selle taime vastu on juba nii suur ja nii tugev. Iga aasta saan ma siit endale lõhnakotikesi sinna pesukappi. Et siia keskele tuleb pirn. Kuna ma olen aednik, mul on käärid, siis ma tean ka, et ma suudan teda kontrolli all hoida. Ja kuna ka see mullakiht ei ole siin üle mõistuse paks, siis kindlasti suudame tema kasvu kontrolli all hoida. Ja ühte serva siis tulevad vaarikad, teise serva ilmselt erinevad sõstrad, marjapõõsad ja siis vahele istutan veel ka erinevaid suvikuid, mis siis oleksid tolmeldajad hästi toredad. Aga üks funktsioon veel sellel alal oleks see, et ta siis natukene pakuks ka meie terrassile rohkem privaatsust. Ja kindlasti saab see olema imeline, kui need lambid ka siin öösel põevad. Nii et varakevadel ma juba hakkasin võtma välja siit roose, et tegin siis roosidega nii-öelda mitte lõpparve, aga rahu. Oma lemmikud ma jätsin alles ja teised siis jagasin ära nendele, kes soovisid ja olen kuulnud ka, et mõned ilusti läksid kasvama. Et roos ei ole selline ümberistutamise taim nagu teisi püsikud ja lõputult ümber istutada. Ja siin on veel keegi, kes on ellu jäänud. Nimesilt ära kadunud, aga need sordid ka ei oma minu jaoks mingisugust sellist olulist väärtust. Ja nüüd ma olen oodanud tükk aega, kuni need tulbid ometi hakkaks kolletuma.
Need on väga olulised tulbid, kuna need tulbid olen ma aastaid tagasi leidnud siit samast aiast muru seest ja siis need vaikselt putitanud. Ja siis ma avastasingi, et lisaks selle, et nad on tublid paljunejad, ongi need sellised vana aja tulbid, keda võib mitu aastat ühel kohal hoida, punased ja kollased, imelised. Nii et neid ma kavatsen säilitada, aga nüüd on jällegi paar aastat mööda läinud, nii et ma hakkan neid välja kaevama. Et need ei ole sellised uhked sordid, keda peab iga aasta välja kaevama ja ma kaevan need välja, ma panen nad see ostukotti. Ma täiesti tegelikult üldse ei armasta need ostukotte, sest nad teevad hirmsat häält. Ma kuulete isegi, aga kuna siin ma nüüd kaevama hakkan, siis siin on nagu suuremaid tulbisibulaid, mis on kindlasti õitsemissuuruses ja siis on need pisemad ja need pisemad ka ma korjan ära ja panen eraldi peenrasse sügisel kasvama, et ma saaksin veel rohkem neid imeilusaid tulpe. Ja nagu näha, siis nad on kolletuma hakanud, nii et ma ei tahaks neid kuidagi kaotada, et praegu viimane aeg hakata siit vaikselt minema, et ma nad kätte saaksin. Et need on selles mõttes siit peenrast raske välja kaevata, kuna mul on siin selline savikas muld ja meil pole ammu vihma sadanud. Ja see tähendab seda, et kui ma hakkaks neid niimoodi siit karvupidi tõmbama, siis ma lihtsalt tõmbaksin selle rohelise osa lahti ja neid sibulaid ma ei leia mitte kunagi siit üles. Aga noh, selles mõttes ma väga ei muretse, kuna mul on niikuinii plaan osad neid siia sügisel tagasi panna ja nad kevadel jällegi siin õitseksid. Näete, juhtuski see ainult varred. Et minu meelest on imeline kooslus see, kui õitseb pirn. Pirned on ju imeilusad valges vahus ja õitseks samal ajal koos siis selle imeilusate tulpidega. Nii, ja ma saingi hakkama sellega, mida ma kogu hinges soovisin vältida. Et miks üldse hakata tulpe välja kaevama siis, kui nende varred kolletuvad, on see, et oleks võimalik neid sibulaid kätte saada. Ja see on täpselt see, mida ma tahtsin vältida. Nii et hakkame nüüd siis, ütleme niimoodi, et läheb kauem, kui ma esialgu arvasin. Juba tulevad. No see on küll täiesti õitsemissuuruses sibul, nii et ma lasen tal nüüd ilusti ära kuivada kusagil, kus õhk liigub, see paberkoti sees, aga niimoodi, et päikse kätte ei jäta. Ja sügisel on mul oma istutusmaterjal olemas. Ja see on jälle midagi, mis on mul enda oma olemas. Et need tulbid ka tegelikult täiesti väärivad oma kohta siin terrassi kõrval, kus me juba vara kevadel hakkame käima kohvi joomas ja nautimas ja ikka käivad külalised ja tore istudes, see on tõeliselt võimas vaatepilt. Ja kui ma siin nüüd kaevan ka, siis tegelikult mulle meenub, kuivõrd müra pärast, kuivõrd savine see muld ikkagi siin on, et meil on siin natuke põud ja see on nagu selline. Siin on näha ka, et keegi on siin tööd teinud, eks ole, siin on igasugused vihmaussi käigud ja kõik selline, et me täitsime selle väikse ruumi siin selle mullaga, mis meil muudest töödest õue pealt alles jäi ja sattus jällegi olema selline savikam. Nii et enne kui ma nüüd, vihmaussikene ootab paremaid aegu. Et enne kui ma nüüd hakkan siia neid pirnipuud ja vaarikaid, igast häid asju istutama ja püsililli. No tere, sina tulid ka lõpuks õhtul, jah? Ta tahab, et ma talle vett panen, sellepärast ta kraaksub siin. Et siis ma mõtlen, kas ma saan ühe hea tuttava käest hästi kõdunenud sõnnikut või midagi, sellepärast, et mu enda kompost on selleks aastaks läbi ära sõelutud ja ma saan, tere sina ka, ma saan alles sügisel enda komposterist uue mandi. Ja see täiesti hämmastab tegelikult ka, sest et mul on tegelikult siin pandud selline koorepurumutš, ja siin niiskema poole peal, kus päike vähem peale paistis, tegelikult on ta ka päris hästi kõdunema hakanud. Et siin on sellised kihid, sellise tumedamat materjali, nii et üks väljakutse, mis mul selle nurgaga siin ka olema saab, on see, et kuidas seda mulda siis parandada, näete, murelik kivi, kuidas seda mulda parandada selliseks, et ta muutuks toitaine rikkamaks ja elustiku osas rikkamaks. Nii et ega siin muud ei ole, kui hakata seda orgaanikat juurde tooma ja kindlasti ka siis multsima niimoodi, et ta siis järjest hakkab siin kõdunema. Ja ma kujutan ette, et siin võiks aastate jooksul väga ilus profiil tekkida.
aga jah, need on nii kõvad, nendega võiks ma ei taha öelda, mis nendega teha võiks, need on nagu, see on savi. See on savi, kuigi keegi on siin väga asjalikult tööd teinud. Väga ilusad käigud on sees.